Novellid aastatest 1901–1903. Mäetaguse vanad. Ei ole aega, lausus Mats oma eidele, kes teda käskis minna paaridega vett tooma ja ronis vommile. Mis kibe töö sind seal ees ootab, et aega ei ole, rääkis Eit. Magad päevad otsa maas, ei su himu saa ka ükskordsest vedelemisest otsa. Teise pere vanamees räägib oma sulasest, et magab teine nii, et heinad alla ära hallitavad. Sinuga tuleks see sama lugu kätte, kui sul aga heinad all oleks. Haod on otsas, puid pole ka enam, aga sa ei tee nende nõutamisega asjagi. Ehk oleks läinud ajand ometi lehma asemegi tasaseks. See seisab upakile, tagumine ots vastu lagi, esimesed jalad nagu kaevus. Sõim on ka suutuks sõnniku sisse kasvanud. Lambaaed on madalaks jäänud, hüppab teine alati üle välja ja ronib lehma ette sööma, nagu oleks seal midagi paremat. Aga kõik on ühesugune vasambla ja vaevakase raagude puru. Nii sama palju, kui sinna ette paned, võtta ka eest ära, ega lehm ju ometi neid kuivand raagusid sööma hakka. Kule, sa võiksid õige hakata lambale raba äärest kuhjast kotiga heinu koju kandma. Paljuke tema üksipäini sööb. Seal ehk on natuke paremad kui kodused ja ametit pole sul muidugi midagi. Küll on inimesel hea elu, sööb ja magab. Kule, mine too õige paar vett. Sul on ju head kalavinskid jalas, lumi ei tule üle ääre sisse. Mats ei teinud asjagi, vaid popsutas mahorkat edasi, mida ta ise aias oli kasvatanud ja mis piibus ragisedes põles ning kõrvetatud lambavillahaisu laiali laotas. Imemeeldiv lõhn Matsile, kes ajapuuduse pärast vommil lamab. Eit aga ei anna rahu. Ta hakkab oma jutu otsast uuesti kinni, kordab seda teisel näol, teises järjekorras, nagu oleks see mõni muusikatükk variatsioonides. Mats kuulab kaua seda muusikat. Viimaks ometi lõpeb ta kannatus. Ta nihutab ennast kärsitult, no mitte just kärsitult, aga nagu püüaks ta seda laadi liikumist teha ja sõnab ahju äärelt alla. Ei sinu imu saa ka ükskordsest mõmisemisest otsa, kas lõuad ära ei väsi, ööd kui päevad jooksevad nad nagu Tatra tangu veski. Sample complete. Ready to continue?